Ja ongi jõudnud see V6 oma lõpp-punkti. Siit maalt alates hakkan siis seda nüüd lammutama. Vahepeal on kätte jõudnud õhtu ning mootor on meil maha saadud. Siin on siis see vana mootor. Kapoti all on hetkel tühjus. Järgmine päev, järgmine mootor ja olemegi jõudnud omadega nüüd siiamaale, et see 1.8 turbo hakkab siit maha tulema. Kõik vajalikku ühendasin lahti, sättisin kõrval ära, et oleks hea lihtne, enam-vähem järjekorras teise peal ümber tõsta. Vaatan veel korra üle, et kõik poldid ja asjad lahti oleks, mingeid juhtmeid või pistikuid kuskil küljes ei oleks ning juba siis asun tõstma. Ja ongi 1.8 maas koos kõige juhtmete asjadega. Jupid jäävad seina äärde, kere koos V6 esiosaga on kokku pandud ning läheb uksest välja. Taaskord laupäeva õhtu ja oleme garaažis. Lisaks 1.8-le tehakse siin ka 2.7. Siin on siis see vähendalanduri augu keermestamine. Sellest eelmises videos rääkisin, et mõtted said otsa, kuhu see andur toppida. Aga siin tehakse kohe auk, pannakse pikem polt ja probleem on lahendatud. Nii, vaatame, kuhu maale ma ise vahepeal jõudnud olen. Puhastasin siin natuke kapoti alust. Enam ei ole nii sitane. Muidu see V6 oli kõik kohad siin täis jobistanud. Nüüd on juba enam-vähem ilus puhas, kannatab palja käega katsuda ka. Nii, ja edasi. Siin on siis meie 1.8. Praegu tegelen õlijala vahetusega. Siin on meil uus. Vahe on siis selles, et siin on nüüd 3 andurit küljes. Üks on see põhiline, mis on armatuuri jaoks. Siis on õlirõhu näidiku kellale ja siis on õlitemperatuur ka nüüd lõpuks meil olemas. Vanal oli ainult üks andur, see mis armatuuri jaoks oli vahel. Ja kurat, ta ikka alles lekib siin. Ma pean ta ära kuivatama, siis ma saan uue tihendiga kõik kokku panna. Nii, vahepeal, mis me veel tegime ära? Nii, siit on näha, et on keraamiliste katetega siduri ketas nüüd. Läks siis labadega ketas. Et see peaks nüüd vastu pidama seda jõu, sest ma lihtsalt ei viitsi seda mootorit rohkem maha võtta lähiajal. Ning sellest võiks meil jaguda. Nii, siit vahelt väga ei paista muidugi. Aga ma lisan siia pildi, milline ta oli, et saate ka endast. Ja lõpetasin just summuti paigalduse. Sellega võib siis lugeda vist meie esimese osa swapist lõppenuks. Ehk siis autol on nüüd teine mootor, 1.8 turbo ning 2,5 tolline otse läbi püttidega välja lase. Ehk siis nüüd oleks aeg ta käima panna.